töötajate silmadesse sära tuua. Meie tänased teemad on siis olukorra väike analüüs. Me pikalt ei hakka seda analüüsima, sest me kõik teame ju, mis olukorras me oleme. Me tahame eelkõige anda teile selliseid väikeseid ideid, innustada teid, anda julgust, kuidas praeguses olukorras tegutseda, sest me ju teame, et olukord on raske, aga mitte võimatu. Ja mitte nii palju ennast reklaamida, kui just arutada teiega, sest ma eeldan, et enamus meil on siin personalijuhid, meil on ka firmajuhte siin, ja diskuteerida, et milline see situatsioon on ja mis võiksid olla lahendused, sest meie arvame, et ikkagi töötajate silmi tuleb rohkem seda sära tuua, eriti praegusel raskel hetkel. Aga alustame kõigepealt sellest, kes me oleme. Et paljud, kes meiega siin on eelnevalt tegelenud, teavad meid, aga ma vaatan, et palju on ka siin inimesi, kes võib-olla ei tea, mis asi on Blue Drum Events. Blue Drum Events on juba 15 aastat siin Eesti turul tegutsenud. Meie kliendid jagunevad laias laastus 2. Väga palju, umbes 67% tuleb ikkagi meie klientidest välismaalt, kuna me tegeleme turismi, meelelahutuse ja incentive'i ja motiveerimisega, siis meie klientideks ongi konverentsigrupid, rahvusvahelised organisatsioonid, kes korraldavad motivatsiooniüritusi siin Eestis. Ja loomulikult ka kruiisilaevad, et neile me teeme erinevaid programme. Ja teiselt poolt on siis Eesti kliendid, kellele me teeme ka motivatsiooniüritusi, kõige lihtsamad suvepäevad, võime öelda suvepäevad, jõulupeod, aga me eelkõige tahaksime pakkuda Eesti klientidele sellist süstemaatilist lähenemist motivatsiooniprogrammide ja motivatsiooniplaani koostamisel, et see üritus oleks alasti mõtestatud, et tal oleks nagu eesmärk, tulemus ja seda vaadatakse nagu järjepidevalt. Ja sellest me ka täna räägime motivatsiooniplaani all. Meid on siin 6 inimest, tänase tehnilise teostuse eest vastutab meil Markus, ta on siin minu kõrval, ja meie teises toas on Birgit, Tanja, Kairi ja Regina sulle ka. Tšau, Regina on ka meiega. 6 me oleme, 15 aastat oleme tegutsenud. Me tahame alati pakkuda sellist väikest kiiksu, et üritus ei oleks igav, et ta oleks mõtestatud ja see kiiks annaks sellele nii-öelda rosina. Oleme paljudes organisatsioonides liikmed ja tegelikult läheb meil hästi. Loomulikult koroona mõjutab ka meid, eriti kui me tegeleme turismiga. Te teate ju ise, mis olukord see on. Milline siis on see hetkeolukord meie silme läbi? Siin on need kirjas. Ega meil positiivsemat plaani praegu siin ei ole teile pakkuda, et eks ta on ikkagi teadmatus, hirm, koondamised, vähenenud töömahud, üritused, palju asju on keelatud ja nii edasi, aga iga probleem on ju võimalus ja on nii palju räägitud sellest, et ei tohi head kriisi raisku lasta ja kõik need moodsad sõnad. Ja tegelikult me loodame, et see kriis annab ka väga palju restarti ka meie valdkonnas. Ja täna see seminar Zoominal ongi mõeldud ka selleks, et sellist restarti leida, otsida. Praegu on aeg, kus on hea midagi muuta, teistmoodi teha ja ükskõik milline see meie situatsioon praegu on, siis meie põhiline järeldus on see, et töötajad ootavad alati motiveerimist, olenemata olukorrast. Olenemata, kui palju neid koondatakse, kui firma eksisteerib, siis järelikult tuleb neid töötajaid motiveerida. Ja võib-olla praegusel raskel ajal ootavad need töötajad palju suuremat motiveerimist, innustamist, tänamist, ergutamist
ja sellepärast me oleme teid siia kokku kutsunud. Meile väga meeldib see, mida on Richard Branson öelnud, et mitte kliendid ei tule ju esimesena, vaid me peame rohkem hoolt kandma oma töötajate eest, sest nemad ju hoolitsevad klientide eest. Et sageli meil räägitakse Eestis, et klient on kuningas, mis ju on ka õige, aga meie võib-olla sätestaksime teise lause, et töötajad on kuningad. Sest kui töötaja ei ole rahul, siis ei saa ka firmas olla head õhkkonda, ei saa olla tööviljakust, ei ole efektiivsust, et töökoht ju peab olema nagu teine kodu. Et me praegu räägime palju kodus töötamisest. Paljudele see loomulikult sobib, aga paljudele ka ei sobi, sest puudub see vahetu kontakt. Ja praegu me siin ka räägime, aga tahaks teiega nagu laua taga rääkida ühes ruumis. Umbes 3 aastat tagasi me kirjutasime motivatsiooniplaanist. Käisime ka seminaridel, paare seminaril ja me rääkisime, et motivatsiooniplaan ei ole väga levinud Eestis. Loomulikult on kliente, organisatsioone, kes seda teevad, aga väga paljud ka ei tee. Ja võib-olla koroona aeg on just see aeg, kus saab teha hea plaani, mida ka tulevikus siis hakata ellu viima. Et segadus alati on plaanide tegemiseks kõige parem aeg, nagu öeldakse. Kui ma eelmine aasta käisin paare üritustel nii Rakveres kui ka Pärnus ja Tartus seda motivatsiooniplaani rääkimas, siis ma sain personalijuhtidelt väga hea tagasiside, et jah, see on väga tore, see on väga kihvt, aga me ei tea, mida, kuidas me teeme ja nii edasi. Et võib-olla on keerulistel aegadel me ei ennusta tulevikku, vaid me hakkame ise looma seda tulevikku. Ehk me teemegi plaani ja vastavalt plaanile siis loodetavasti läheb paremini. Mis on motivatsiooniplaan meie jaoks, mida me pakuksime praegusel hetkel firmadele välja? Seda tehakse nagu turundusplaani. Et turundusinimesi on väga palju koolitatud ja turundusjuhid on väga edukad olnud. Turundusplaan tehakse täpselt samamoodi nagu motivatsiooniplaan. Me kõigepealt analüüsime ettevõtet, mis on need tegurid, mis takistavad töö tegemist. Sellised pehmed väärtused. Siis me seame eesmärgid, mida me peame tegema selleks, et tööviljakust tõsta, et vähem praaki oleks tootmisfirmades, et distsipliini kasvatada, mikrokliimat parandada. Ja siin me loome strateegia ehk küsime, mida me teeme, kellega me teeme ja kuidas me teeme, ehk siis taktika. Loomulikult võtab see natukene rohkem aega, et sellest rääkida ja see on juba selline üks ühele kliendiga töö. Aga kui see eesmärgid, strateegiad, taktikad on kirja pandud vähemalt aastase, veel parem oleks 5-aastase tsüklina, tehakse ka eelarve, mis sageli siis näeb välja selline. Kindlasti teil on olemas need, et meie ei hakka siin ütlema, et see on nüüd midagi väga-väga uut. Aga selline lihtne tabel näitab ära kulutused kuu lõikes ja tegevuste lõikes. Loomulikult saab seda muuta, aga selline ürituste jagamine, kliendiüritusteks, oma töötajatele annab nagu süsteemsema lähenemise ka oma firma sees. Ja kui ta tehakse eesmärgipäraselt, süsteemselt, siis tegelikult kasvab kogu firma kultuur. Ja väga sageli me olemegi nüüd selle 15 aasta jooksul ka näinud, et ma olen väga vabandan, mis ma ütlen, aga väga palju tehakse mõttetuid üritusi, mis on väga kulukad ja
tegelikult ju ei teata ka, kui palju see kasu tõi, et mis selle eesmärk oli, kas tehakse seda sageli mingi linnukese pärast või tehakse nii, nagu on harjutud tegema, et teeme suvepäevad ja teeme jõulupeod ja sellega ongi motivatsioon meil nagu suures laias plaanis nagu tehtud. Et kindlasti on väga palju põnevaid, häid, edukaid firmasid, kes mõtlevad teistmoodi, aga laias laastus meie kutsume ikkagi mitte tegema pärast koroonakriisi eriti selliseid mõttetuid üritusi. Ja küsimus ongi, et kellega neid üritusi teha. No, loomulikult on need agentuurid, kes aitavad teha, aga mitte ainult. Meil on hästi palju erinevaid firmasid, tegijaid, kes üritusi teevad. Ka agentuur on väga erinevaid. PR-agentuuri, live marketing agentuuri, kommunikatsiooniagentuure, üritusagentuure, siis on tegijaid on hästi palju, klassivennad, pulmaisad ja nii edasi, turismitalud, kõik teevad üritusi. Ja meie näeme, et see ürituse tegemine jaguneb nagu kolme, me saame vaadata kolme tasandit. Et väga palju kasutatakse üritusagentuure nagu allhankijana. Et kui on vaja kohta või cateringi või bändi, siis kasutatakse sageli allhankijana agentuuri. Kas nüüd see on vajalik või ei ole vajalik, no seda otsustab igaüks ise, aga see info on olemas ka Google'is igal pool majal, et kas on vaja agentuuri selleks, et taukarit kutsuda või cateringi kokku panda. No, eks igaüks ise otsustab. Teine tasand, kus aidatakse töötajatel sära silmi tuua, on ühe ürituse raames tehakse ka siis hange, kontseptsioon pakutakse välja, idee, seal juba on keerulisemat teostust vaja, mida klient ise võib-olla ei saa teha. Ja see on nagu kõige levinum koostöövorm Eestis, kus alati otsitakse vau-efekti, otsitakse mingeid põnevaid ideid ja 3, 5, mõnikord 6 agentuuri siis pakuvad oma ideid. Hästi palju on sellist tööd selle pakkumise tegemisel ja hästi palju ressurssi kasutatakse. Ja pakkumise tegemine on ju tasuta ja seda väga hoogsalt ka kasutatakse. Kas see päris aus agentuuri suhtes on, seda me ei oska öelda, aga praegu ei ole see teema. Ja kolmas selline tase, mis tegelikult võiks palju rohkem ka siin Eestis olla, on strateegiline partnerlus. Et agentuur valitakse vähemalt aastaks, sest ega ühe üritusega ju firma kultuuri ei kasvata ja ega mingid suuri tulemusi ka ühe üritusega ei saavutata, vaid oleks selline strateegiline partner, kellega koos tehakse ka motivatsiooniplaan. Sest ega väga raske on teha motivatsiooniplaanis eelarvet, kui ei tea täpselt, kui palju see maksab või mida üldse teha. Et ei ole ju lahendus, et me teeme kogu aeg suvepäevi, et võib-olla on mõttekas ühe suure ürituse asemel teha palju väikseid üritusi ja seda perioodilisemalt, et mis toovad nagu sära silmi. Et me oleme väga palju näinud neid suvepäevi, mis tegelikult ei too sära silmi, vaid võib-olla ka vastupidist efekti. Et mina kutsun personalijuhte ja kõike nagu mõtlema väga tõsiselt strateegilise partnerluse peale oma agentuuridega, valida see partner, agentuur, enne kui hakatakse motivatsiooniplaani tegema ja kui hakatakse seda tegevust planeerima, kuidas sära silmi tuua oma töötajatele. Ja kõige tähtsam on ikkagi see tulemuse mõõtmine. Ma toon teil mõned näited, et ta liiga teoreetiliseks ei lähe ja õige pea me toome veel teil näiteid, kuidas ikkagi sära silmi tuua. Meil oli üks klient, ta oli tootmisfirma. Analüüsi tulemusena me saime aru, et efektiivset töö tegemist takistab töötajate tervise probleem, kuna nad töötasid püsti seistes
ja neil tekkisid väga suured lihase ja liigeste valud ja nad ei tahtnud sellest väga rääkida, sest see on delikaatne teema, aga me saime aru personalijuhiga, et tegelikult see takistab väga palju nagu igapäevast tööd. Ja siis me mõtlesime välja sellise kampaania, mis oli üks osa motivatsiooniplaanist, mis lõppes suvepäevaga. Selle kampaania pikkus oli 4 kuud. Me jagasime nad võistkondadesse ja me andsime neile sammulugejad. Igaüks tõmmas alla siis omale äppi ja nad hakkasid samme lugema. Ja iga kuu nad siis esitasid, kui palju nad on samme teinud. Ja kõik see kulmineerus siis suvepäevadel, kus siis esimesed 3 võistkonda nii-öelda selgitati välja juba teatud mängudes, teatud tegevustes. Et suvepäev ei ole ainult 1 või 2 päeva. Me nimetame seda sellist sangpommi versiooni, kus me tuleme lõunal kohale, viskame sangpommi, tõmbame köit, siis tuleb bänd ja õhtusöök ja nii edasi. Vaid suvepäeva võiks vaadata pikemaajalise kampaaniana, mis lähtub ikkagi eesmärkidest, mis takistavad firma töötamist. Sest siis on selle kasu tegur palju suurem. Ja ka selle kampaania puhul me tegime loomulikult eesmärgi mõõtmist. Me saime aru, et 10% kasvas nagu see siserahulolu. Inimesed, töötajad julgesid rohkem rääkida sellest ja olid rohkem avatud. Ja ka järgmisel ühisüritusel oli palju suurem osavõtt. Väga sageli on, meil öeldakse mõnikord, et meie inimesed ei taha suvepäevadel tulla või me ei taha seda teha, sest seal on 10 põhjust. Et siis juba see on tegelikult probleem, kui osavõtt on hästi väike. Aga eks iga case on ju erinev ja iga firma on erinev. Ega siin ei ole nagu kuldseid reegleid või ravimit, kuidas ja mismoodi. Meie asi täna on lihtsalt võib-olla natukene tuua teile erinevaid ideid. Eks te ise saate vaadata ja otsustada. Ka teine nii-öelda case study, et seal oli probleem müügiga, väga levinud probleem. Ja me koos personalijuhi ja firma juhtkonnaga mõtlesime välja müügitreeningute sarja. Et jagasime võistkondadesse ja me tegime seda gamification formaadis ehk siis mängulises formaadis. Me andsime neile iPadid ja nad läbisid nende iPadidega teatud kontrollpunkte. Ühel päeval, teisel päeval tegid midagi muud ja olid sellised müügitreeningud koos coachinguga. Ja ma ei taha pikalt sellel peatuda, sest see on ainult näide, aga ta oli ka nagu üks osa sellest motivatsiooniplaanist. Ja müük kasvas parem, ütleme kuskil 10% kvartalis ja eelkõige olid need müügimehed olid motiveeritud, neile meeldis seda teha, nagu nägid seda, et ühise eesmärgi nimel me pingutame, me teeme midagi ja tegelikult me tahamegi öelda, et ürituse korraldaja ei ole ju ainult see, kes teeb pulli või toob bändi või teeb midagi naljakat üritusele. Me oleme ikkagi kõik me agentuurid, kes me siin Eesti turul oleme, ja tegelikult kõik oleme ju tõsised partnerid, kes peavad lähtuma ärilistest eesmärkidest. Et ürituse korraldamist ei saa ju võrrelda mõne teise valdkonnaga, sest tegelikult on see suhteliselt lihtne eriala. Et üritusi oskavad kõik korraldada. Küsimus ongi see, kui hästi sa oskad seda äriliste eesmärkidega ühendada, et tal oleks nagu mingisugune pikemaajaline strateegiline tähendus. Ja seepärast ongi see mõõtmine on ülioluline, et kuidas mõõta motivatsiooniplaani. See ka ma väga pikalt siin ei peatu. Õnneks on olemas väga palju automatiseeritud platvorme, mille nimed on meil siin kirjas. Eks ta on ikka kvalitatiivne ja kvantitatiivne uuring. Küsimustikud, testid, mida me siis saame kvalitatiivselt küsida ja kvantitatiivsed, mis on põhiliselt siis numbripõhised. On erinevaid tulemusnäitajaid, väga palju räägitakse investeeringu tasuvusest, return on investmentist.
kui me ausalt küsime, kui palju nagu firmad Eestis nendele tähelepanu pööravad, et kindlasti on meil väga tublisid ja toredaid firmasid, kes seda teevad. Aga suures ja laias laastus, kas keskmine Eesti firma pärast üritust või mitme ürituse tagajärjel analüüsib neid numbreid professionaalselt, et mis see üritus andis, kuidas ta sära tõi silmi inimesteni või mis me teeme edasi. Et selleks, et järgmise samme motivatsiooniplaanis ka paika panna, me peame ju mõõtma seda, mida me oleme teinud ja seadma uued eesmärgid, kuhu me tahame jõuda. See kõik on selline ilus teooria, aga me loodame, et koroona aeg annab nagu inimestel rohkem aega mõtestada oma tegevust, teha plaane, strateegiaid ja et uus aeg, kui võib nii öelda, toob rohkem süsteemsust, professionaalset lähenemist meie kõikide töösse. Anname teile mõned ideed, sest me tahame jätta aega ka vestluseks. Siin on meeskondlik video tegemine. Tundub, et ei ole nagu uus idee. Et kindlasti ju väga palju tehakse videosid ja meil kõigil on nutiseadmed ja tehakse Facebooki ja Instagrami erinevaid postitusi. Aga mida meie nagu selle meeskondliku video tegemise all silmas peame, on see, et tuleb ikkagi professionaalne tiim, meeskond, kaameramees, operaator, režissöör, mõni kostumeerija, rekvisiitor, tuleb firmasse ja me vaatame seda tegevust kahes aspektis. Esiteks, üritus juba ise on see, kus inimesed saavad selles video tegemises osaleda. Ehk see on tegelikult nende jaoks fun, see on rutiini lõhkumine, see on lahe. Nad saavad midagi teha teises situatsioonis. See ei tohi võtta palju aega. Me pärast näitame teile ühte näidet ka, mis me tegime, et see on maksimaalselt tund aega. Et see ei lähe päev või 2, et ükski tööandja ei luba nii kaua töötajat sellise asjaga tegelema. Aga see üritus ise, filmi võte on juba põnev, motiveeriv, rutiini lõhku, sära silmi toov, midagi teistmoodi. Inimene läheb õhtul koju ja ütleb, et jess, me tegime film, jube kihvt, ma ei teadnudki, et sellist asja saab niimoodi teha. Ja nüüd teine aspekt kogu selle meeskondliku video tegemise puhul ongi see, kuidas me seda näitame. Kas me korraldame mingi Oscari gala, mis on nagu ülisuur, kallis, või siis võib ka teha seal samas tootmises puhkenurgas sellise väikese filmifestivali, kus me näitame neid filme. Ja uskuge mind, inimesed tulevad nendega kaasa, ka kõige häbelikumad tegelikult avastavad hoopis teistmoodi, et nad oskavad midagi teistmoodi teha, kolleegid üllatavad üksteist ja kui see tehakse kiiresti, professionaalselt, et ei teki kellelegi igavust, siis on see väga lahe sära silma toomise variant. Selleks on ka siis kas humoorikas video ettekanne või video tervitus. Et me näitame järgmist klippi teile, mida me tegime 2 aastat tagasi. Ma natuke räägin ettekanne. See on üks tavaline tootmisfirma Eestis. Need inimesed olid väga elevil, kui me tulime oma kaameratega sinna tootmisfirmasse. Nad ei teadnud, mis väga toimuma hakkab, aga see oli põnev. Ja meil läks kuskil tund aega, me filmisime siis inimesi kaadri haaval ühe tuntud vene filmi baasil. Kuna see oli vene keelt rääkiv organisatsioon, siis kõik see film oli inimestel peas. Vaatame selle klippi ära. Ma loodame, et mängib teil kodudes ka. Kui ei mängi, siis andke teada. Nagu te näete, vanem generatsioon tunneb kohe filmi ära, see on briljant käsi. Ja nüüd siis paremal pool on originaalfilm ja vasakul pool on siis need samad töötajad, kes mängisid neid samu näitlejaid. Nagu ma ütlesin, see filmi tegemine oli naljakas, huvitav
ja tegelikult nad ei olnud kunagi mitte üheski filmis mänginud. Ja see on nende endi tootmishoones tehtud. Ja nalja sai palju. Ja nüüd kujutage ette, me tegime pärast siis suure Oscari gala ja kuidas need inimesed muutusid nagu oma firmas staarideks. See oli hoopis teine nagu suhtumine ka nendesse inimestesse ja eelkõige ka firma juhtkond ja töötajad leidsid nagu omavahel sellist suuremat sidet. Kadusid ära töötaja alluva suhted nagu peas mõttes. Keegi kartnud üksteist, räägiti omavahel ja see tegelikult ühendas ja liitis inimesi väga-väga palju. Nii, paneme tempot juurde. Millised ideid me veel annaksin teile? Korraldada ettevõtte puhkeruumis või tehases ainulaadne, tuntud maalide või filmitseenide fotode taaslavastus. Palju on internetis laineid löönud praegu üks sait, kus ka siis tuntud maalide imitatsioone tehakse. Nagu te näete, ka minul avanes eluvõimalus siis teha maal järele Whispers Mother, mida siis tuntakse eelkõige Mr. Beani filmidest. Et ka see ei võta palju aega, me tuleme professionaalse tiimiga kohale, lavastame need pildid ära ja teeme sellise huvitava näituse, mis jällegi toob elevust, rutiini, rutiini hävitab ja inimesed hakkavad omavahel suhtlema rohkem teises nurga alt. Tänu üritustöötajatele. Hästi kiirelt räägin teile ühe case'i ära. Meil oli firma, kellel oli üks tavaline koosolek. 20 inimest võttis koosolekust osa. Umbes pooled olid nendest naised. Firma juhtkond tahtis neid naisi tänada, kuna nad tegid firmale, nad olid väga lojaalsed, hästi, ütleme, head töötajad. See on naistepäeva üritus. Sinna samasse koosoleku ruumi, ühel hetkel tulid mehed mustas, võtsid naised kaasa, panid nad limusiini, seal anti maasikat, šampust ja sõideti teadmatusse kohta. Kõik naised olid loomulikult ülielevil, sõideti massaažisalongi, tehti neile massaaž, toodi samamoodi tagasi ja enne kui nad sisenesid koosolekute saali, anti neile väike kingitus ja tänukaart. Me täname, et olete meil olemas ja panustate firma arengusse iga päev. Me hindame teid väga. Firma juhtkond. Ja siis, kui need naised sisenesid sinna koosolekute ruumi, siis mitte ainult sellel päeval nad heas mõttes ei pritsinud seda positiivset emotsiooni, vaid see jätkus ka järgnevad nädalad. Et muidugi võib pikalt rääkida sellistest case'idest ja siin olevad agentuurid, kes meil on ka kindlasti igaühel oma lugu rääkida. Et meie lihtsalt heas mõttes tahame personalijuhtajaga täna raputada, et sellised inimlikud, lihtsad lahendused, efektsed, üllatused alati töötavad. Alati töötavad. Küsimus on selles, et kas on selleks aega, kas on selleks raha ja kas on selleks julgust. Võib-olla jääb sageli julgusest puudu, et selliseid asju teha. Veel üks idee. Inimesed tulevad tööle. Võtame tootmis. Ja sissepääsu juures või puhkeruumi kõrval istub kunstnik molbertiga. Ja iga inimene, kes sinna ruumi tuleb, teeb pintslitõmbe sinna molbertile siis kunstniku ühendamisel. Ja päeva jooksul 1, 2, 10, 100, 1000 pintslitõmbest tekib üks tervik, maal. Lihtne ergutus, võte, mida sageli kasutatakse igal pool. Ja pärast pannakse see maal puhketuppa kusagile sekretäri juurde ja kõik saavad tunda, et me ju koos tegime selle. Ülilahe. Üllatusprogramm, väga lihtne.
Ütleme, et on olemas müügimeeskond või on tootmises oma meeskond, kes tegi midagi head. Kas said nad hea kliendi, tegid hea müügidiili või siis tootmises tegid midagi head. Suhteliselt vähe praaki tegid või olid distsiplineeritud. Ja nad lähevad tavalisel päeval, tavalisel lõuna ajal, lähevad oma puhkeruumi või siis suuremates kohtades sööklasse. Nad vajutavad linki, teevad ukse lahti ja nad ei tunne ära, kas see on nende söökla või mitte. Sest sellest sööklast on tehtud restoran, pop-up restoran. Et see on see tänu üllatus, mida siis lihtsalt võib pakkuda tiimidele, meeskondadele. Ja kindlasti see tekitab elevust. Kindlasti. Lihtne. Teate, kui palju on Tallinnas ja üldse Eestis unikaalseid kohti, kus väga paljud Eesti firmad ei ole käinud. Kuna me tegeleme paljuski ju ka välisgruppidega, siis mõnikord on tunne, et nemad teavad neid kohti rohkem kui meie Eesti enda inimesed. Et kui me üritusi teeme siin Tallinna vanalinnas, siis Eesti kliendid alati räägivad, et oi, ma ei teadnud, et meil on sellised kohad. Et sageli on see mudel ju ikkagi töö, kodu ja me sageli ei teagi, et nii kihvtid kohad on olemas. Aga miks mitte mõnikord lahe lõuna või õhtusöök korraldada kuskil erilises miljöös, et murda rutiini, töötajate rutiini ja tuua seda sära silmi. On see metsas haldjatega, on see vanalinnas vana klooster, mille piltide seal näete, mõni torn või ka mingisugune vana aurik. Tegelikult neid kohti on ja julgelt võiks rohkem neid kasutada, et jällegi tänada ja rutiini lõhkuda. Stressbuster ehk siis pinge maandamine. No kindlasti paljud seda teevad, et ega siin nüüd mingit uut ideed me ei saa pakkuda, mida meie nagu tahame toonitada, et kui te näiteks metsa või kusagile linnuvaatlusesse või kuhugi lähete, et siis lisada sinna ka näitlejad, kes toovad seda kiiksu või sellist elevust nagu sisse. Meie nimetame neid animaatoriteks, aga selline näitleja loomulikus keskkonnas kostüümis on nagu väga lahe. Et me oleme teinud seda päris palju ja ka eraldi klipid on olemas. Firma sisule orienteeritud ja 100% personaliseeritud sellised meeskonna ja seiklusmängud, nutiplatvormid. Näiteks kas või kohe, meil on olemas juba praegu metsaseiklused, kus saate töötajaid koos peredega viia, anname tahvelarvutid või siis ka nende endi mobiilid kätte ja nad saavad seigelda looduses ja lahendada erinevaid ülesandeid täiesti peale tööd või isegi lõuna ajal, et natukenegi nende rutiini nagu lõhkuda. Ma tean, et ma olen juba palju rääkinud, aeg hakkab otsa saama ja see ongi tegelikult eelviimane slaid, et mis on meie tänase Zoominari sõnum juhtkonnale ja ka personalijuhtidele. Hoidke töötajaid, sest nemad hoiavad kliente. Süsteemne motivatsiooni tähtsus suureneb peale koroonat ja koroona ajal. Motivatsiooniplaan ja selle koostamine on võti, kaasata strateegiline partner, süsteemsus, efektiivsus, mõtestatus, et miks me teeme, kellele teeme, mis hinna eest me teeme, kuidas me seda mõõdame. Ja me loodame, et see aeg nagu annab nagu võimaluse rahulikumalt mõelda, sättida plaane ja leida lahendusi, kuidas töötajatele sära silmi tuua. Tänan tähelepanu eest. Kui teil on küsimusi, siis me hea meelega vastame või kui keegi tahab kommenteerida, siis me oleme väga avatud teie kommentaaridele. Mina omalt poolt tänan väikese seminari osa eest. Meil on 95 osalejat.
mul on hea meel, et enamus on ikkagi veel on inimesed nagu juurde tulnud, mitte ära läinud. Et me ei näegi kõiki, kes meil siin on. Et te võite julgelt kirjutada meile, et ega me ei eelda, et nüüd me hakkame siin kõik risti-rasti rääkima. Kui kellelgi on midagi öelda, siis me ootame teie kommentaare. Kui te ei taha, jooksete tööle, siis me võime sellega meie seminari lõppenuks lugeda. Kui teil see seminar meeldis, siis me võime veel neid webinare teha, võtta järgmine kord uue teema. Aga andke kindlasti meile tagasisidet, sest me ei taha nagu ka rääkida lihtsalt selle ekraaniga. Et me oleme inimesed, me tahame ka teilt tagasisidet. Et nagu ma ütlesin, meie jaoks on see uus formaat, me ei ole ka nagu harjunud, aga see on tänane reaalsus. Et me oleme harjunud ikkagi inimeste keskel olema, rääkima, nägema nende emotsioone ja siis on palju lihtsam. Aga me vastame teie kommentaaridele. Siin on tulnud tänan asjalike mõtete eest. Suur aitäh, et osalesite. Nüüd võib julgelt küsida ja väga toredad ideed. Suured tänud. Kas on ka järelvaatamise võimalus? Ikka on. Ja, me teeme eraldi lingi, kus me siis saadame teile selle lingi, saate vaadata. Meil ei ole saladusi selles mõttes ja loodetavasti ka paljud agentuurid, kes meil siin on praegu, Vau Events, kas te olete siin, Olavi, tervitame teid ja Milestone loomulikult, et ka loodame, et teie saite koos meiega mõelda ja ühtselt nagu seda turgu nagu harida, et Eestis tehakse väga vingeid üritusi, see on täiesti uskumatu, kui kõrge tase meil siin on, aga kui me vaatame nagu üldises kontekstis nagu keskmist Eesti firmat, siis tegelikult on arenguruumi veel küll ja küll. Just selle süsteemse motivatsiooniplaani ülesehitamisel, elluviimisel, et kuidas see sära silmi tuua. Et kui me teeme ühe ürituse, nagu palju seda sära ikka tuleb, aga ta peab olema seotud. Et üks üritus peab looma nii-öelda järgmise ürituse ja siis aasta jooksul see sära tuleb. Et ma saan aru, et praegu on väga lihtne nagu rääkida praegusel ajal, kus enamus mõtleb koondamiste peale ja kas töötukassas saab raha ja kas me ellu jääme ja nii edasi. Aga probleem on võimalus, et ega inimeste motiveerimine kuhugi ära ei kao, et vastupidi, ta muutub aina rohkem nagu tähtsamaks. Nii, me proovime ajas püsida, kas meil on veel siin kommentaare? Teate, siin on nii palju küsimusi, et samuti toimub kordusettekanne homme ja turundustreffis me ka räägime sellest. Küsiks, kuidas lahendate sellise olukorra, kus meeskonnas, keda motiveerite, ei soovi üllatustega kaasa minna, näiteks massaaž. Me lahendame selle delikaatselt, et loomulikult kedagi me ei sunni, me leiame mõnusa huumoriga mingi teise lahenduse, aga kedagi me nii-öelda antud hetkel massaaži nagu ei saada. Ja ka suvepäevadel on alati palju neid, kes tahavad nii-öelda kusagil võsas istuda ja mitte midagi teha, et ega me väevõimuga kedagi ei kutsu, aga me pakume sellise lahenduse, et kui tegevus on nagu kihvt, siis ta iseenesest tuleb kaasa. Ka kõige ujedamad, kõige varamad inimesed, algul nad ütlevad, ei, meie küll mitte midagi ei taha ja meile midagi vaja ei ole ja mingi ära vaja. Aga tegelikult, kui ta näeb, et kõigil on hästi lahe, siis ta tuleb ka ise kaasa. Nii, tõesti inspireeriv, tänud Olavi, tänud Birgit. Kui saaksin seda koos juhtkonnaga järel vaadata, siirad tänud veel kord. Loomulikult, et me teame, et esimesed kulud on alati koolituskulud ja personalikulud, mida tahetakse kärpida, sest need ju raha sisse ei too ja see pidev nii-öelda vägikaika vedu, et juhtkonnaga, et kuidas kulusid vähendada ja ärme siis neid ja neid üritusi teeme, sest need on kõik kulu
ma loodan väga, et see hakkab tulevikus ka muutuma, et nähakse ka ikkagi nagu tulu sellest rohkem, et sageli, kui vaadata personaliosakonda ja turundusosakonda, siis turundusosakonnal on kindlasti rohkem neid rahasid ja neid kärbitakse nagu vähem, sest see ju toob müüki, see toob kasumit ja see personaliosakond ja koolitus on alati see, kus siis tavaliselt ka kärbitakse. Et ma ei tea, kui te olete minuga nõus, siis vähemalt noogutage. Kui ei ole, siis tehke nii. Et me nagu meie ka agentuur ja teised agentuurid on ikkagi personalijuhi nagu abikäsi. Et me ei ole lihtsalt agentuurid, kes teevad nagu ürituse pärast, vaid personaljuht näeb ikkagi meis nagu liitlast või võib näha liitlast. Et mõnikord ka võidelda siis juhtkonnaga just personali heaolu ja sellise motivatsiooni eest. Nii. Meil on vist, me lubasime, et me püsime ajas. Täpselt 45 minutit on meil mööda läinud. Kuigi me võiks ju siin lobiseda, küll ja küll. Või teeme nüüd nii-öelda sellise, paneme peo püsti, eks. Hübriidpeo, et meie siin stuudios ja teie kodudes. Aga ühesõnaga ma tahaksin väga tänada teid. Meil on praegu 70 inimest veel siin. 95 inimest kuulas meid täna, peaaegu 100. Ja kui kellelgi tekkis huvi ja tahab nii-öelda linki, siis me saadame selle lingi, et kui see presentatsioon ikkagi nagu aitab teid ja te tahate seda oma juhtkonnale esitada, et siis me hea meelega seda jagame. Ja kui kellelgi on küsimusi, helistage, kirjutage meile, tulge läbi meie kontorist, Olevimägi 16 Tallinnas. Ja loeme siis sellega meie esimese webinari lõppenuks. Täname veel kord ja järgmise korrani. Kõike head teile. Sära silmi kõigile.